Võib-olla sa avad natuke Skype'i kultuuri, et mis on need põhilised tunnused või jooned? Kui ma tuleks tööle, mida ma näen, mida ma ei aima, eks ju, mis on siin, mis mind ees ootaks? Skype on väga selgelt veel mäletame oma startupi päevi. Ja see on, ma arvan, asi, mis kumab igalt poolt läbi. Et Skype on väga informaalne organisatsioon, väga selline inimsuhetel põhinev, mõnes mõttes jällegi natuke nagu meie toode, et peer-to-peer, et seda võib ka tõlkida nagu ühelt inimeselt teisele, et tihtipeale sellised võrgustikud on olulisemad kui konkreetsed organisatsioonistruktuurid või mingid formaalsed kirja pandud protsessid, eriti arvestades, et meil protsessi veel väga palju kirja pandud ei ole. Siis rahvusvahelisus absoluutselt igas mõttes, et siin samas Tallinna kontoris on 25 eri rahvust, et kui su toode on globaalne, sa pead ka ise mõtlema nagu väga globaalselt, et sellest kultuuriliselt tekivad väga naljakad asjad, näiteks see, et kuidas valitakse töökeelt, et kui kaks eestlast arutavad midagi kuskil koosolekul ja juhtub prantslane sisse, siis automaatselt lülitub see inglise keele peale, kui prantslane lahkub, eestlased jätkavad inglise keeles, sest nad ei pane tähele enam keelevahetusi. Siis tohutu kirg toote enda ja kasutajate vastu. Et see jällegi, mis ületab igasuguseid rollipiire, ja kogu meie nagu sisekommunikatsioon või sisemine infohaldus on ka ehitatud niimoodi üles, et põhimõtteliselt sa võid olla Luksemburgi kontori assistent või sekretär, kui sul äsja välja tulnud Maci kliendi puhul mingisugune asi tundub, et sul ei meeldi või et sa tahaks, et see oleks paremini, et siis sul on loodud võimalused ja kanalid selleks, et seda öelda ja jõuda nende inimesteni. Et kogu organisatsioon on hingega nagu toote taga ja jällegi meie õnn on selles, et igapäevaelu pakub piisavalt võimalusi, kus me ilma oma toodet kasutamata ei saakski hakkama. Et sellest tekib ka väga tugev nagu tunnetus, et mida me teeme õieti, mida me teeme valesti.